Toimunud on suur avarii, kus sai kannatada 2 inimest ning 1 inimene sai surma. Selline uudis ei jää märkamata, kuid jätab kergelt külmaks. Sellised pealkirju on vahetevahel näha ning tavaliselt peale piltide vaatamise me jätkame uudiste voo lehitsemise. Tuli kõne tuttavalt, kellega pole ammu rääkinud. Ta ütles, et täna toimus avarii, kus suri meie klassivend. Teada saades, et see oli inimene, keda sa oled kunagi teadnud, muudab see artikkel oma tähendust koheselt. Isegi siis, kui sa selle inimesega pole rääkinud 10 aastat. Peas jooksevad mõtted. Ta oli minu vanune. Mis juhtus tol päeval? Vaatad tema pilte kusagil sotsiaalmeedias, tunned ennast kuidagi ebamugavalt, kuid tunne ei kesta kaua ning lähed edasi oma eluga. See artikkel enam ei ole lihtsalt pealkiri. Tõenäoliselt enne järgmist sõitu vaatad, kas rehvid on korras, võib-olla paned istme õigesse positsiooni, tead, igaks juhuks. Eestis toimub tuhandeid liiklusõnnetusi aastas ning erinevad ametkonnad üritavad viia selle numbri nii väikseks kui võimalik. Meie kõigi soov on jõuda punktist A punkti B-ni kiiresti, mugavalt ja kõige olulisem ohutult. Sajandi algul inimkannatanutega liiklusõnnetusi tuli aastast juurde. 1999. aastal kuni 2006. aastani on Eesti teedel lisandunud natukene rohkem kui 100 000 autot. Rääkimata veoautodest ja mootorratastest. Võib oletada, et rohkem liiklust, rohkem õnnetusi, kuid 2006. aastal toimus Eesti liikluses sõna ots mõttes kannapööre. 5 aastaga liiklusõnnetuste arv langes pea poole võrra, vaatamata sellele, et autode arv on jätkanud kasvu. Kuidas on võimalik, et sõidukite arv tõuseb, kuid liiklusõnnetuste arv langeb? Kas viimase 20 aasta jooksul inimesed hakkasid paremini sõitma või autod muutusid ohutumaks? Seda me täna saamegi teada. Minu huvi liiklusohutuse vastu tekkis siis, kui ma nägin järgmist graafikut. Alates Eesti taasiseseisvumisest oli liiklusõnnetuste arv pidevas kasvus. See tundub loogiline, kui hakata vaatama sõiduvahendite hulga kasvu. Mida rohkem sõidukeid, seda rohkem on liiklusõnnetusi. Mis olid nagu 91. aastal liikluses nagu probleemid, siis suuresti need on nagu täna mõned probleemid on jäänud väiksemaks, näiteks turvavarustust 91. aastal. Ma ei kujuta ette, kui vähe inimesi oli näiteks tegelikult turvavööd kasutasid. Tagaistmele pannud sisuliselt mitte keegi peale ja kui keegi pani, siis seda peeti natuke imelikuks inimeseks. Et samamoodi jalgrattaga sõites kiivrid, purjus peaga sõita oli ju selles mõttes, see oli ju normaalne. Aasta 2006. Milline aasta see oli? Tugev majanduse kasv kuni 11%, valiti uus Eesti president ning rekordiliselt suur õnnetuste arv liikluses. Miski aga juhtus ning järgneva 5 aasta jooksul oli liiklusõnnetuste arv langenud pea poole võrra. Aga miks ta tol hetkel langes? Majanduslangus ja sellest tulenev liiklussagaduste vähendamine. Teine komponent oli siis hästi tugev ühiskonna reaktsioon 2007 aasta selliste väga rasketele tulemustele. Politsei järelevalvet väga oluliselt kiirendati, liiklusohutusmeetmeid hakati palju tõsisemalt rakendama, tulid teele, tulid kiiruskaamerad, oli väga palju sellist, mida tol hetkel hakati rakendama, siis see, et see olukord ei ole läinud samale tasemele tagasi, kinni küllalt palju sellest, et just nendel rasketel aegadel alustati hulka liiklusohutusmeetmeid, mis siis nagu liiklussagaduse kasvades hoidsid ära selle tõusu. Mis siis, kui liikluses ei sureks mitte ühtegi inimest? Nullvisioon on strateegia liikluses hukkunute ja raskelt vigastatute kõrvaldamiseks, suurendades samas ohutut, tervislikku ja kõigile võrdset liiklust. Esmakordselt Rootsis 90-ndatel rakendatud nullvisioon on osutunud edukaks kogu Euroopas.
näiteks nullvisioon või approach to zero, et nad põhimõtteliselt kirjeldavad ühte sama asja. Ja see on liiklusohutuse lähenemine, kus ei saaks liikluses surma ega raskelt vigastada ükski inimene. Täna lähtub sellest praktiliselt kogu arenenud maailm. Eesti liiklusohutusprogrammi kirjutati see esimest korda sisse 2011 aastal. Selle juurutamine ei ole töö, mis nagu lõpeb ühe aastaga, et see on selline filosoofia muutumine ja see võtab natukene aega, aga ma näen, et me liigume ikkagi üsna suurte sammudega selle poole. Enamuses arenenud riikides, kus kasutusele võetud mingil moel nullvisioon põhimõtteid, on surmade ning vigastatute arv aastatega langenud. Kuid puhtalt suhtumise najal kaugele ei sõida, peab tegema reaalseid samme, et näha mingeid tulemusi. Liiklusohutust ei ole võimalik parandada üksikute tegevustega, et me teeme näiteks ühe kampaania või me teeme näiteks ühte tegevust, mis iganes tegevus on, ja meil liiklus saab korda. Ei saa kahjuks. Et liiklus on väga kompleksne mehhanism ja selleks, et seda kompleksset süsteemi parandada, selleks tuleb parandada seal päris suurt hulka komponente. Liiklusohutuse programmis on hulgalised erinevad meetmeid. Iga meede on mõeldud mõjutama 1-3 asjast, millest koosneb igasugune liiklus. Tee, sõiduk ja inimene. Taristu on projekteeritud mõjutama liiklejat, näiteks luues barjääre, millega reguleeritakse sõidukiirust. Väga levinult kasutatakse rahvakeeli niinimetatud lamavad politseinikud. Keskkond on ka juhi abistaja. Maanteedel on tehtud süvendeid, kas tee äärde või eri liikumissuundade vahele. Sõidukiga peale sõites tekib tugev vibratsioon, mis omakorda toob suure müra autosse, äratades juhti või ning tõstes tema tähelepanu. Kui me paneme tee peale keskpiirde näiteks, siis ka suure tahtmise korral ei ole võimalik vastassuunaga üldisse kalduda. Muidu me võime küll inimest nii-öelda koolitada, et ära tee ohtlikus kohas möödasõitu. Aga kui me selle võimaluse füüsiliselt ära võtame, siis tegelikult sellel on palju tugevam kiirem mõju liikleja käitumisele. Mis taristu ehituse probleem on see, et see on väga kallis. Teistpidi ta on aeganõudev. Transpordiameti ühed peamised vahendid sõidukite mõjutamiseks on kohustus need pidevalt kontrollida. Lisaks Transpordiamet määrab ära ka millised sõidukid lubatakse liiklusesse. Kuidas aga sõiduvahend mõjutab juhti? Meil täna on praktiliselt kõigil sõidukitel peal turvavöö meeldetuletus on üks olulisi komponente, mis on mõjutanud liiklejaid rohkem turvavööd kasutama. Tagurdamisandurid vähendavad võimalust, et ma näiteks kellelegi otsa tagurdan. Just tagurdamisel toimunud õnnetusi meil Eestis ikka 1-2 on sellist ka aastas, kus inimene hukkub selle tagajärjel. Ja näiteks adaptiivne kiiruskontroll, mis väldib mul kokkupõrget ees liikuva sõidukiga. Kõik muud sellised abimehed, mis aitavad juhil siis eksimusi vältida. Senimaani, kuni liiklus ei ole täiesti autonoomne, peavad inimesed juhtima sõidukeid, kuid inimesed paratamatult teevad vigu. No vaatame toimunud liiklusõnnetus, siis tõesti suur hulk liiklusõnnetusi on seotud liikleja eksimusega ja siis esimene lihtne ja loogiline järeldus on see, et hakkame liikleja koolitama. Tegelikult palju püsivamad tagajärjed on sellel samal taristu muutusel ja on sõiduki muutusel ja see on ka üks nullvisiooni aluspõhimõtteid, et inimene on ekslik. See, et me teda koolitame, ei tähenda seda, et ta kunagi ei eksi. Aga mida me saame teha, on see, et me saame taristut ja sõidukit kujundada selliseks, et kui inimene eksib, ta ei saa surma või raskesti vigastada. Mul on hea meel teada anda, et tänast videot toetab Kia Auto. Siis, kui filmisime elektriautode laadimise teemalist videot, viide on kirjelduses, sain võimaluse sõita ringi Kia e-Niroga. Olin väga üllatunud, kui palju erinevaid juhi abistavaid vahendeid oli autol, mis tegi sõidu väga mugavaks ning ohutuks. Eriti siis oli neist kasu, kui eessõitev auto järsult pidurdas. Kõige parem viis tutvuda uue autoga on teha proovisõit. Vaata lähemalt kia.ee. Inimese mõjutamine algab juba koolis pihta. Tutvustatakse liiklusreegleid ning räägitakse ohutusest. Inimese mõjutamine jätkub ka täiskasvanu eas, kuidas näiteks tema juhtimisõiguse saab ning mis reklaami vahel tema näeb. Kui see, mida oled praeguseks hetkeks kuulnud, on sulle teada, siis Transpordiameti jaoks on see hea uudis. Informatsioon, mida püütakse levitada, on sinuni jõudnud.
Kuid kahjuks ei ole see veel jõudnud kõikideni. On ikka veel väga palju inimesi, kes ikka tahtlikult rikkuvad liikluskorra eeskirju, seades ohtu mitte ennast, vaid ka teisi liiklejaid. Arvatakse, et liikluses on võimalik tasa teha oma kella mitte tundmisele, tähelepanu võime puudumisele või kõige hullem alkoholiprobleemile. Politsei aga pakub tegeleda põhjustega, mitte tagajärgedega. Me oleme ikkagi jõudnud nii kaugele, et me proovime selliste teistsuguste nagu meetmetega, mitte ainult nende järelevalvelist meetmetega, sest ega järelevalve on ka tegelikult nagu enne, aga kuidagi teistmoodi mõjutada seda inimese nagu käitumist. Täna me saadame juba 4. aastat rehabilitatsiooniprogrammi korralik juht. Ehk siis, kui juht jääb joobes juhtimisega, on ta tabatud, kes selle profiilit nagu sinna sobib, siis me pakume talle võimalust minna rehabilitatsioonikursusele, käib seal 4-5 nädalat nagu järjest, psühholoogid tegelevad tema, seda tehakse ka individuaalselt, üldiselt tehakse nagu grupiti ja püütakse siis ravida seda inimese alkoholiprobleemi, püütakse ravida seda juurpõhjust. Ega sa võid selle troolijoodikut, sa võid kõik ära võtta talt, sa võid ära võtta talt auto, juhtimisõiguse, mõneks ajaks vangi panna, senikaua, kuni sa ei tegele selle probleemiga. Miks see inimene joob? Senikaua ju tegelikult ei muutu mitte midagi. Ta tuleb sealt vanglast välja, ta sõidab täpselt samamoodi purjus peaga edasi. Liiklusohutuses tõenäoliselt kõige märgatavam element on politsei. Ja politsei piirivalvamat on kindlasti üks kõige olulisemalt partnerid kogu selle liiklusohutuse korraldamise juures. Et nende käes on kogu liiklusjärelevalve pakt selle visiooniga, et kuidas liiklusjärelevalve peaks korraldama ja sellel on selgelt hästi suur mõju ka kogu liiklusohutusele. Politsei mõjutab kõik 3 liiklusohutuse elementi. Teed mõjutab siis, kui toimub suur avarii või teedel on muud rasked olud. Näiteks reguleerib politsei liiklust. Sõidukeid mõjutab kontrollides nende kõlblikkust teedel liikumiseks. Näiteks vaatab, kas veoautod on ülekaalus või kas on liikluses sõitval autol kehtiv tehnoülevaatus. Viimaks mõjutab ta ka inimest, teostades mehitatud või mehitamata järelevalvet, püüdes motiveerida inimesi jälgima liikluskorra eeskirju. Vesteldes Siri ja Loigoga tekkis mul küsimus, et kas igasugused äpid nagu Waze ei sega politsei tööd. Seal on ju kasutajad märgistavad ära, kus politsei parasjagu mõõdab kiirust või kus asuvad kiiruskaamerad. Siis juhid nagu loevad sellest, näevad, kuulevad kuskilt ka meedias, politsei jälle kontrollib mingisuguseid reide ja selle põhjalt kasvab siis nii-öelda see subjektiivne tõenäosus, et kui suur selle juhi hinnangul on siis see tõenäosus, et mind võidakse tabada sealt rikkumiselt ja ma siis püüan seda rikkumist nagu vältida. Ma usun, et paljud meist ei mõtle liiklusohutusele ning ma arvan, et see on väga hea märk sellest, et me tunneme ennast ohutult teedel. Kahjuks iga aasta keegi jätab oma elu, sõites kuhugile, ajades oma igapäeva asju. Ma väga loodan, et see video pani sind mõtlema oma panusele meie kõigi liiklusohutusse. Tänud, et vaatasid, kui sulle meeldis see lugu ning sa tahaks midagi sarnast veel näha, siis hakka jälgijaks ning nägemiseni järgmises videos.